Vaksali tänav, siin pidi olema kuskil muinaskeskus ja siin toimub täna mõõgavõitluse turniir. Ei tea, on see õige koht? Tere tulemast muinaskeskusesse. See on siis meil kogukonnakeskus, kus me taaskehastame ajaloolisi perioode, valdavalt siis viikingiperioodi, kui ka lisaks tegeleme rollimänguga, lauamängudega, kõik, mis mõlmab endas ajaloolist kultuuri, on siis see, mida me üritame siin taas elus hoida, et inimestel oleks selline mõnus koht, kus nad tegutseda saavad. Variatsioon on suur, meil on tänaseks 100 aktiivset liiget, ehk siis meil jagunevad nad niimoodi, et meil on osad, kes käivad võitlemas, ka võitlustrenne on meil erinevaid, et pärast räägin nendest natukese lähemalt, et osad on võitlejad, osad käivad ainult käsitööd tegemas, kes tahavad õmmelda, savitööd teha, sepistada, mis iganes kellelgi pähe tuleb, siis see on üks koht Tartus, kus seda on mõnus tulla ja teha. Ja kolmas pool on, kes on sellised, kes tulevad sotsialiseeruma, inimestega omavahel suhtlema. Nende siis põhiline on, et kas nad tulevad lauamänge mängima või kord kuus me teeme jammimist, kus me laulame, mängime muusikat, kaasa arvatud siis ka ajaloolist regilaulu töötube ja nii edasi. Täna on meil selline intensiivne turniiripäev, kus me 2 aastat, kui mitte 3, vist on juba 3, aga see aasta natukese suuremalt, et kutsusime sõbrad külla, et teineteist lüüa. Ehk siis on terve päev turniiri. Turniir oli, mis meil hommikupoole oli või siis päeva peale, oli Lääneviikingi võitlus, kus siis on omad reeglid, kus meil ei ole väga palju turvist. Et seal oli meil kohal siis külalised Soomest, külalised Rakverest ja siis loomulikult meie enda klubi liikmed. Ja nüüd varsti hakkab meil ka Idaviikingi võitlus, seal on siis samamoodi, et erinevad klubid üle Eesti tulevad kokku, et välja selgitada, kes siis see aasta on üks kõige osavamaid. Et see on see, mis täna hakkab aset leidma. Loomulikult õhtul on meil ka selline mõnus sotsiaalne osalemine, ka lihtsalt laua taga juttu ajada ja kogemusi vahetada.